Tu. Camerina. Ah, sì? Bruja. Muy bien. Vamos, merienda. ¡Ole! Muy bien. Venga, merienda. Väga ilus. ¡Ole! 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 Es que si no bailas te va a ver. Pero si no bailas... Uy, Sigue sí, tú. Peab filmima. Vestida de baile. Uy, cuidado. Nii, ¿Cómo afirma esto? see on Fragile. Veinte ven las cosas. Oota. Siin on midagi õrna sees. Kohe vaatame. Kuidas see lahti käib? Oota. Filmi sina, mina teen lahti. See on siis pakk vanaema riidet. Eks? No nii. Oi! Melinda, vaata, mis siin sees on. Herman, see on pakike meile. Oi! Oi! See on mulle. Näita, mis see on. Vau! 3 3 põrsakest. põrsakest. Nii armas. Loe ja etenda. See on mingi... näe, vaata, siin saab mingit etendust teha. 3 põrsakese etendust. Vau! Nii, vaatame, mis siin sees veel on. See on see, et minu vanemad teevad etendus. Kommid. Oi, vaata. Ripalkooki. Ei, need on pähklid. Nii, vaata veel, mis järgmine on. Kalla. Väga hea kalla. Me peame seda sööma siis. Peab sööma. Nii, muna, ma tean, mis need on. Jaata kaua. Lepasuitsused vutimunad. Vau. Need on mingid delikatessid. Vau. Need peame proovima. Tead, ma tahaks ühte kohe proovida. See on vist saab kohe Väga lahti. hea. Proovime kohe, tee üks lahti. Vaatan. Mis see on? Küünal? Ema Vot neid ema kiitis. Neil on isegi, nad on suitsetatud. Ja, need on suitsi, ma proovin kohe. Nii, kuidas on? tahan. Päris head on. Muna. Kuidas maitse on? Väga hea suitsu maitse. Aga ema ütles, et see pidi hitt-toode olema. Need tšillised. Okei. Minu vanemad kindlasti tahavad kõik proovida. Need pidid hitti tulema. Delikates Väga hea. tšilli marinaadis. Aitäh! Aitäh! Väga hea. Ja siis näiteks just. Väga hea. Super. Naerad, väga kena. Olemas. Nii. Kas teeme... Pillidega? Jah. Teeme. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, es nada Nii, tere! Me oleme siin üles löödud, sellepärast, et meil oli just pildistamine, perepildistamine. Meil käis siis fotograaf, käis kodus ja nüüd ta juba jooksis mujale edasi pilte tegema, aga mulle ka vahepeal tuli üks pakk ja mul on üks asi siin sees. Kohe vaatame, Melinda, see on emmele. Ei, mul on oma asjad sees. Sinu asjad või? Aga ma ütlen sulle, et tegelikult emme asjad. Ei, minu asjad. No teeme lahti. Nii, see on emmele ikka. No vaatame. Ei, näitan sulle. No näita, mis siin sees on siis. Emme, mis koodi sees on? Seal on arve. Vaata, mis siin sees on. Tee lahti. Ei, emme on ikka emme jope. No vot, emmel oli õigus, jah. See on emme jope, jah. Nii. Aga filmi nüüd emmet. Emme pane tõppe selga. Ma niitä vaatik. Mulle ei olnud näpud ette jääks. Kas emme jääb peale või? Jah. Nii, ma panen selle selga. See peaks olema siis
veekindel jope, aga mul ei ole veekindlat. Ma pean lõppega jalutamas käin, siis ma saan märjaks kogu aeg. Mul oli vaja veekindlat jopet. Meil oli siin midagi pakises. Nii. No näita nüüd emmet. Oi. See ei ole väga soe, aga ma saan selle soojad riided alla panna. Nii, näita emmet. Kas filmid ka või? Jah. Trukkidega siit alt. See on niisugune šokolaadikruuni värvi. Näita. Sinu loogiline. Vaata, emme peab kaputsiga. Oi, sugune. Kas näeb hea välja? Näeb välja. Näeb hea välja. Jah. Oi. Emme peab jalutamas käima. Täna on 23. Homme on juba jõululaupäev. Räägi, mis pakkumine sulle tehti? Mul kirjutati Floridas. Ja, kõik. Mingi näitlemise pakkumine tehti sulle? See on mingi näitlemise pakkumine. Nad tahavad, et ma läheks Ameerikasse nagu superstar. I am a superstar. Aga tegelikult jah, et tagasi Ameerikasse just kirjutati mulle mitu emailid, et nad tahavad mind superstar, I am a superstar ja ma ei tea, mis vastata. I am a superstar ja kõik. Ilusat päeva. Okei, midagi kindlat ei ole, aga tuli jah mingi huvitav pakkumine. Mina teen kartulisalatit. Tegelikult on kindel. No me veel ei tea, kas ma luban. Kas sa ise lubad? Kas mina luban? No, see on teine küsimus. Esimene, kas ma saan aktsepteerida, teine, kolmas, kas Monike lubab mulle minna sinna, see on kaugel. Ja nagu te näete, minu silmad ja juba minu vanus on, ma olen natukene väsinud. Kummis rohkem väsinud on? Ma tahaks teada. Tüüpiline nagu, kui sul on 40, kui sa oled 40-aastane, aga ma püüan teha ka... Sinul on väga ilus nagu, mis sina hädaldad. No, sest ma ajasin habed. Aga ei, selle Ameerika asi on, nad andsid mulle mingi peaosa. See on mingi näitlemise projekt. Nad tahavad teha mingi filmis on veel saladus. Aga no, ma arvan, et ma võin teha blogi sellest, kui te ise soovite. Kirjutage kommentaari, kas te tahate näha, kas Herman võtab teid kaasa oma seiklustele? Kas te tahate näha terve reisi Ameerikasse, Floridasse või... Ega see ei ole teid küll ammu oma reisidest. No, aga sellepärast vaatajad tahavad sind rohkem. Ja, nad tahavad hauli ja pakkida avamist. Muidugi nad tahavad seda. Okei, mina teen kartulisalatit ja siis, sest homme on laupäev, jõululaupäev. Ja ega rohkem mina vist ei küpseta, mõned suupistud võib-olla teen ülejäänud teeb sinu ja me oleme nii õnnelikud, sest jõuluvana tuleb homme. Minul oli jõuluvanaga igatahes stiil, et mul ei tohiks olla midagi. Seda me rääkisime, aga siin elus toimuvad erinevad situatsioonid. Ära hakka mulle stressi tekitama, meil oli kokkulepe. Siin ei ole mingi stress, kõik on õnnelikud. Ei, kõik on hästi. Mina lähen Floridasse homme ja siis on kõik korras. Gypsy woman with a good. Bravo. Vamos por la
taas jõululaupäev. Meil on köögitoimkond, toimetab taustal. Ma vlogin. Ja Melinda, mis sina teed? Kas sa ootad kedagi? Jaa, Keda sa ootad? jõuluvana. Jaa, kes kohe-kohe tuleb. Kohe-kohe tuleb, on ju? Jaa, jõuluvana. Jaa. Meil on siin jah, ettevalmistused ja ma ei tea, ma ei oska midagi praegu öeldagi. Herman, kas sa tahad midagi öelda vlogile? Feliz Navidad, Feliz Nochebuena, häid jõule, häid pühi, frohe Weihnachten ja ka varsti head vanaasta lõppu ka. Ja ma pean ütlema ka, et naudige aega, olge siin praegu, sest see olla praegu hetkel on kõige parem asi maailmas. Näeme. Kuidas seda nimetati? Mis portaal see oli? See. Et see Hispaania traditsioon. See on Portal de Belén, see on Hispaania traditsiooniline iga aasta nagu väike, no ütleme nagu sündmus, kus te näete, need Jeruusalemmas siin on... Siin on mingi Melinda, mingi plastil. Ja, mingi plastilini, aga see oli, siin on ka mingi Melinda mängu, aga tegelikult see oli ka, mis see on, see on ka Melinda asi. No praktiliselt see oli käsi tehtud see. Siin te näete, et siin on kuningad. Siin on Baltasar, Melchor, Gaspar. Ja kuningad tulevad kaamelitega, jah? Ja nad tulevad kaamelitega, sest nad toovad kingitusi. Ja nad jälgisid täht, sellepärast siin on tähed. Nad jälgisid kõige suurem täht. Ja siis nad teadsid, kus Jeesus sünnib. Täht oli kompassiks siis? Ja see tõi neid sinna. Ja see on see Neitsi Maaria või? Neitsi Maaria ja Jose on kurval see, kes tegeles puudega. Puidega? Puudega, jah. Ja siis saab vett võtta, siin on väike järv, palmid ja siin on eesel ka lehm. Nad annavad talle soojust. Siin on Melinda mänguasi. See on Melinda mänguasi, jah? Ja. Ilma sabata hobune. Mis siin valmib? Ma teen pan tostado. Küüslauguga. Küüslauguga, see on toast breads. See on... Ma lihtsalt mõtlesin, et hamoni paras natukene juurde panna. Okei. Tere sõbrad, ei ole ammu näinud, uskuge või mitte, aga on juba aasta viimane päev. Ja ma mõtlesin, et mul on siin mingid klipid vist veel jõulude ajast, et ma teeks selle vlogi niimoodi nagu lõpetaks selle tänasega ära, selle 2025 aasta numbri sees, prooviks sellega ära postitada täna. Et lihtsalt, et siis see 2025 saab nagu selle videoga ära pakitud. Aga mis meil siin siis vahepeal on toimunud, ma ei mäleta, mis mul viimane klipp oli. Igatahes eile Herman läks oma vanemate ja Melindaga läksid Ida-Virumaale. Von Rosen spaasse või Von Rosen hotell või ühesõnaga sinna nad läksid siis aastavahetuse pidu. Nad läksid siis eile 30. lihtsalt sellepärast, et neil on vaja proove teha. Ja täna on nendel siis kontsert, et aastavahetuse selline pidu on seal koos õhtusöögiga. Ja siis vanemad ka mängivad seal pilli ja eile Herman kirjutas mulle, et isegi Melinda läheb lavale, et Melinda pidi ka laulma seal Feliz Navidad. Siis oli veel üks lugu ja siis vist tantsib ka lava peal. Et Melinda on siin natukene kodus õppinud flamenkot. Et siis ta tantsib lava peal flamenkot ka natukene, tema oma moodi, lapse moodi tantsib seda.
siis, kui siis vanemad mängivad flamenco lugu. Vanavanemad tähendab, Mirjam ja Ali. Aga meie oleme siis täna siin kodus ja ma just sain ühe halva uudise. Ma panin omal monitori käima ja ma avastasin, et mul see uus monitor, see lai monitor on rikkis. Üldse meil on siin nüüd detsembri jooksul on päris palju elektriseadmeid otsad andnud, nagu te näete, mul ei ole kohvimasinat siin. Kohvimasin läks remonti, ekraan, mingi jõuplaat, mingi probleem oli seal. Ja siis on hooldust ka tehakse. Siis läks rikki meil õhuniisutaja, ma pidin uue ostma kiiruga. Siis midagi läks veel. Mingid imelikud asjad siin nüüd detsembri jooksul on juhtunud. Hermanni emal oli hambaga juhtus üks õnnetus ja pidi kiiresti minema hambaarstile, õnneks saime korda. Siis mingid asju veel juhtus mingid. No väga imelik on olnud see detsember. Igal juhul, noh, jah. Kuna mul kohvimasinat ei ole, siis ma pean päti kohvi tegema. Ja ma hakkangi seda kohe tegema. Ma joon ühe klaasi vett kõigepealt. Eile meil oli siin mingi megatuuline ilm, noh juba paar päeva siin on olnud, täna paistab nüüd vaikne olevat, väga tuult ei paista olevat. Aga jah, noh meil on küll maavalge, aga ei ole väga paks kiht, mingi paar senti ainult lund maas. Ma tean, et mujal on ikkagi korralik lumi maha tulnud, et meil maal on küll tulnud korralik lumi maha. Aga jah, et siin on olnud siuksed tuuled ja värgid, siin oli isegi kellegi mingi batuudikate oli meie aed ära eksinud ja noh, mingi ikkast asju ikka lendas siin tuulega. Aga jah, Penelope on meil siin nii tubli, kasutab oma käpakesi. Praegu püüab kätte saada. Aga mis ma tahtsin veel rääkida? Ma tahtsin rääkida oma sellest kaalu langetamise teekonnast, et mul on natukene see pausile jäänud, sellepärast, et mul tekkis siin, ma siin suure hooga jalutasin, no mul tuli päevas juba ligi peaaegu 15 kilomeetrit, no mõned päevad vähem. Noh, ütleme niimoodi, seal 10-15 kilomeetri vahel oli mul need päevased nagu jalutuskäigud. Ja tegelikult mul meenub, mul oli Melindaga ka vist sarnane asi, et mul hakkasid liigesed valutama. Liigesed ja siis need kõhred või need pehmed luud nagu. Oi, Penelope keerab siin. Kui sa lähed, Penelope? Issand, hakkab mul keerama varsti. Väga äge. Ühesõnaga, mul hakkasid liigesed valutama ja mul oli nagu tõsiselt valus oli niimoodi, et hommikul ärgates ma olin kohe nagu invaliid, et just eriti kui pikalt istunud või ongi öösel magades ja siis tõuseb püsti, see oli nagu nii mega valus ja trepist oli nii valus käia, et ma natukene tõmbasin nüüd tagasi, annan puhkust ja mul on tunne, et mul on sellest imetamisest võib-olla on ka mingi, ma ei tea, ainepuudused või midagi, mis praegu mul neid konte niimoodi mõjutab. Ma tean, et mul Melindaga oli samasugune asi. Et ma natuke olen endale puhkust andnud, et siis on Herman käinud jalutamas ja et selles mõttes ma nüüd ei ole ikka mitu nädalat vist isegi ei ole ma neid samme täis saanud, aga nüüd eile siis käisin üle pika aja nüüd jalutamas. Praegu tundub okei. Aga ma tegin eile ka suht mingi tund ja 10 minutit jalutuskäigud. See ei olnud ka väga pikk jalutuskäik, et muidu ta päevasel ajal jalutab, magab siin 2 tundi. Ühesõnaga, mul on see nüüd natukese pausile jäänud, aga kaal on mul praegu langenud, et mul on juba kaal on 56,4 oli vist, mis ma hommikul kaalusin. Või mis ta oli seal, 56 midagi oli mul, et ütleme nii, et oma eesmärgist mul ei olegi palju puudu, et ma tahaks mingi 55-54 olla. Aga peegelpildiga ma ikka rahul ei ole, et ikka on seda pehmet kudem palju, et mul ei ole sükest lihast ja toonust, et sellega peab tegelikult tegelema, aga praegu ma võtan rahulikult, et mul need kondid on natukene annavad tunda. Et võtan rahulikult ja mine tea, vaatab võib-olla see uuel aastal natukene, kuidas need asjad lähevad. On ju, Penelope, ja uuel aastal me proovime äkki Melindaga lasteaeda viia, kuigi ma üldse ei julge viia, ma kardan neid haiguseid nii õudselt, et ma ei tea, ma kuidagi sellest tuulerõugetest kuidagi
see tegi mind nii tundlikuks selles osas, et ma tean, et need haigused on vajalikud, et siis see immuunsus kasvab, aga need tuulerõuged andsid mulle ikka korraliku niisuguse tagasilöögi. Et ma kuidagi ei julge jah, lihtsalt. Aga Melindast rääkides, Melinda nüüd on, ma vist rääkisin, et ta läheb ka lavale, et ta on meil hästi palju siin arenenud, ta on õppinud hästi palju, et vanaema on õpetanud talle siin kirjutamist lausa ja et ta siin, meil on mingid Montessori vihikud, kus ta siis muudkui aga teeb oma käsi, noh neid igasuguseid, oota ma näitan teile, mis Melindale hullult meeldib neid teha. Sellised, no vot sellised, ma kohe näitan. Vot sellised nagu, vot nad on juba siin teinud, et see on kõik Melinda tehtud siin. Et talle hullult meeldib neid nagu mööda joont niimoodi. No siin ei ole midagi. Ja siin on ta ka teinud mööda erinevaid selliseid ette tehtud joonistusi ja pliiatsiga siis järgida, et talle hullult meeldib. Ja kirjutamised ja sellised asjad, et meil on siin üks on veel. Need on küll hispaanikeelsed, aga noh, tähed on ikka samad. Et on siin meil. Noh, siin on ta natuke sodinud ka. Aga jah, talle on nagu, talle tõesti meeldib see. Penelope teeb mul siin juba hääli, tahab magama minna. Aga siis veel Melinda siin õpib numbreid ja klaverit on ka hakanud õpetama siis ja solfeggiot siis Hermanni ema. Vot, aga ma pean panema Penelope magama, sest ta siin hõikab. Ja räägime siis edasi. Mõtlesin veel, et kuna ma olen siin praegu üksi kodus ja siis ma saan nagu hästi palju mõtiskleda oma ette, siis ma mõtlesin, et ma täidan neid raamatuid. Ma juba olen natukene Penelope seda raamatut täitnud. Teate küll see, mis need? Sünnist, sünnilugude ja sellised raamatud ma lasen Hermanni vanematel ka siia kirjutada. Melinda raamatus samamoodi. Ja ma peaks tegelikult Melinda raamatu ka üles otsima ja mul on see tegelikult veel, ma ei ole täitnud seda vahepeal, et ma peaks täitma vahepeal. Mitu aastat ma ei ole täitnud, et tegelikult võiks täita. Ma ei tea, mis seal, mul on kõik täitmata, esimesed sammud, esimesed hambad. Need asjad vist mul on täitmata, et nii palju kui mul veel meeles on, ma proovin ette võtta ja tegeleda sellega, et ma olen seda siin nüüd täitnud. Pilte äkki natukene panna juurde. Ma ostsin printer, muide vahepeal värviprinteri. Ma mõtlesin, kas ma tegelikult vist oleks ilusam lasta ilmutada, sest äkki need prinditud ei ole nii detailsed. Ma mõtlen veel. Ühesõnaga see ja ma mõtlesin, et ma proovin jälle teha seda kuidas seda nimetatakse, vision boardi järgmiseks aastaks. Eelmine aasta ma nagu, mul oli mõtted valmis, aga ma ei olnud jõudnud reaalselt vision boardi tegemiseni, sellepärast et ma sain teada, et ma olen rase ja see muutis kõik muutus ühesõnaga ja siis ma nagu loobusin sellest vision boardist. Aga nüüd ma mõtlesin, ma võin jälle sellest seda proovida ja tegin siis järgmiseks aastaks, proovingi täna õhtul teha, et kui ma olen siin üksi, et võib-olla keskööl, siis kui aasta vahetub, et sellel ajal võib-olla meisterdan siin midagi. Ja siis äkki järgmises vlogis ma siis näitan teile oma vision boardi ka. Leidsin üles selle Melinda oma, Penelope oma on mul selline. Aga Melinda oma ja ma nüüd täitsa nagu ma ei mäletagi, mis ma siia olen üldse pannud. Ma olen mõned pildid ka siia juba kleepinud, et mõtlesin, ma jagan teiega. Et siin on siis, see on Hermann lapsena, palmid taustal ja see olen mina väikse lapsena. Ma arvan, ma olen siin äkki, ma ei teagi, 3-aastane või? Ma ei tea, kui vana Hermann siin on. Aga mingid, siin on meil siis, Hermann peab täitma veel ka siis enda suguvõsa poole. Aga mina olen siis enda poolt täitnud juba. Ma ei ole üldse pannud kirja sünnitust ja ootuse aega. Appi ma pean meenutama. Ma pean tegelikult, siin on isegi Melinda juuksed ma olen siia pannud. Ma pean Penelopel ka lõikama, et siia panna. Ja
ja siin on siis Melinda. See on täiesti kohe sündimise hetkel. Oi, ma olen nii tubli olnud, ma olen pilte ikka ilusti siia pannud, aga ma ei ole kirjutanud hästi. Midagi olen kirjutanud ikka. Ja siis mingid pildid veel, mis on esimene vanniskäik vist. Ja mul ongi vist pandud pildid, aga ma ei ole täitnud. Ja siin ongi kirjutanud Hermanni vanaema. Või tähendab, Hermanni ema on siis juba kirjutanud Melindale siia. Ja ma lasen Penelopele siis samamoodi. Jah, siin on... Ma olen siis kirjutanud... kaalud ka olen kirjutanud. Siin on nagu igakuiselt. Jah. Issand. Ma olen tubli olnud tegelikult. Ainult pildid on vaja veel lisada. No võttu 1 aasta vanune. Siin on mul täitmata jäänud. Issa, ma pean meenutama. Oi, ma pean meenutama nii kaua. Mul varsti ju need meelest ära lähevad kõik. Ja 5 aasta vanune. Ja mul on siit kõik täitmata, et ma pean nüüd meenutama. Ma täna proovin tegeleda sellega. Et jah. Jah, nii. Ei tea, kui vanaseni, mis vanuseni siit saab täita, kas oligi 7-aastaseni või? 7-aastaseni, jah. See on siis 5... kas on ka 7-aastaseni? No väga hea. Peab siis täitma neid. Ja meil on nüüd... Siin elutoas veel ripuvad juhtmed, aga meil on tegelikult magamistubadesse juba lambid pandud. Kõik ära. Ja peeglid jõudsid, aga peeglitega on väiksed probleemid. Üks vannitoa peegel nüüd jõudis vales mõõdus, tuli väiksem. Et ma tellisin 1,20 m, aga tuli meeter laius. Ja esiku või see on allkorruse tualeti peegel, ma olen ise tellinud liiga väikse, ma ei ole korralikult arvutanud seal, et üks juhe nagu, ta ei kata juhet ära, et see on minu aps, aga sellel peeglil on tegelikult ka vale valgustus kaasa pandud või vale valgustusega peegel, et mul oli tegelikult taustavalgustusega peegel, aga sellel oli nagu nii tausta kui esivalgustusega, aga mul oli, me tahtsime ainult taustavalgustusega. Nii et selle äkki saab tagasi saata. Ja ma ei tea, me selle meetrise peegli vist jätame, kuigi ta on natuke väike, mulle ei meeldi, aga tegelikult ta vist, ta sobib ka, aga ma oleks tahtnud kraanikausi laiust, aga las ta olla. Siis on kitsam natukene. Ja lambid. Ma ei tea, kas ma näitan neid lampe või? Penelope kuulab, mis ma räägin siin. Ta on nii armas. Aga ma näitan teile neid lampe. Siis mul on need lambid ka näidatud teile. Et ma olen tegelikult magamistoo lambiga, olen väga rahul. Meie ärge pange tähele, mul siin pesu kuivab. Magamistoo lamp tuli selline. Ma panen valgustusega käima. Et väga äge. Ainuke asi on see, et ma paigaldamisel hoidsin oma mustade näppudega selle lampi. Ma pean selle ära puhastama, et mu näpuheled on seal peal natukene. Ja siin, jah, ma pean... See on jälle minu viga. Ja külaliste toos siis sai selline lihtne lamp. Ja ainuke asi on see, et ta ei valgusta hästi. See on see internetis tellimine, et sa ei saa täpselt aru, kuidas ta ikkagi valgust on. Ma arvan, et siin ei aita ka see võimsam pirn, sest see kate nagu varjab ära või hajutab ära selle valguse. Nii, päev on meil jõudnud juba õhtusse, kell on 18:30, see tähendab, et on jäänud veel seda aastat 5,5 tundi. Ja ma mõtlesin, et vist võtan need prillid ära, siis peegelda nii palju. Et tahaks kuidagi seda aastat nagu kokku tõmmata,
et see aasta oli ikka väga pöörane selles mõttes, et noh, minu jaoks. Et aasta algas sellega, et ma sain teada, et ma olen rase, siis mul hakkas esimese trimestri nagu noh, mis kõik esimese trimestriga kaasas käib, süda paha ja nii edasi. Ja kõik see varjamine, ei taha ju veel kõigile rääkida. Siis edasi sealt Hermanni läks Impulsoga, tulid nii-öelda hoog sisse, projekt hakkas lendama ja Hermann oli väga vähe kodus terve see aasta ja arvatavasti nüüd, kui see projekt on niisugune edukas, et siis eks see tulevik hakkabki niimoodi olema, et Hermann on palju välismaal ja peame omapäi hakkama saama või ma ei tea, hakkame ka kaasa reisima. Aga jah, et selles mõttes Hermannil oli kindlasti hästi edukas aasta, aga minu jaoks oli nagu selline hästi muutusterohke aasta. Jah, et ootasin last ja noh, siis suvi oli selline natuke raske, noh suvi oligi, ma arvan, minu kõige kõrgem madalpunkt. Või tegelikult ma ei tea ka, no ma arvan ikka oli jah, selle tuulerõugete pärast. Et see oli üks päris keeruline kogemus. Mis me veel ära tegime selle aasta jooksul? Terrassipikenduse tegime ära, kodus me vist suuri muudatusi ei teinud, minu arust. Minu arust mitte. Et mingid suuri jah, ei teinud. Ja siis oli see haigus, Hermanni vanemad käisid Eestis. Tööl, ma nüüd täpselt ei mäletaks, see oli äkki kevade poole rohkem. Tööl ma vahetasin positsiooni, ma olin alguses olin financial reporting manager, siis ma liikusin pearaamatupidaja kohale, oligi vist maikuus või? Jah, maist alates. Siis siis sündis Penelope sügisel, augustis jäin koju koduseks. Et jah, siis Penelopega siin august-november olid niisugused väga keerulised 2 kuud sihukest, noh, ma ütleks veel mitte tuberkuloosi, vaid tuulerõugete kõrval üks järgmine sihuke nagu raskem periood. Aga üldiselt me oleme elus, me oleme jõudnud siia aasta lõppu ja järgmine aasta tuleb hobusaasta ja mina olen hobusaastal sündinud. Nii et, ja minu meelest ma olin vist kivi või oli metall, ma ei mäleta enam. Noh, see sümbol, ma mäletan, kas oli kivi või metall, aga ma mõtlen mina nagu minu see märk. Oota, ma pean praegu luiskan vist. Ma pean järgi uurima, mis hobune ma olen nüüd täpselt. Mis hobusaastal ma sündinud olen, tähendab. Ma panen siia alla siis ja järgmine aasta ma ei tea täpselt, mis hobusaasta tuleb, aga vaatame siis, panen siia alla jälle kirja. Et järgmine aasta peab tulema minu aasta, nii et ootan. Ja eks siis järgmise aasta Vision Boardist ma siis räägin järgmises videos, aga siinkohal ma siis lihtsalt tahaksin tõmmata sellele videole joone alla ja panna pulki ja ma tahaks selle üles laadida, et 2025 jääb sellesse aastasse. Et uuel aastal ma ei taha enam selle aasta asjadega tegeleda. Nii et jah, ja head vana aasta lõppu teile ja kõike paremat. Feliz Navidad.